No nii, valmistume siis 6. Kas on 6 või? Ai, juba tegelikult on see 7. Tegelikult on see 7. Jah, 6 lõppes meil 17-ga. 6 päev lõppes meil 17-ga. Et aga nüüd 7. päevaks siis valmistume, üritame saada tagasi tee peale. Tundub keeruline, aga ütleme niimoodi, et ma olen teinud siin 11. Homme on need Wimbledoni üksikmängud. Et ma olen siin teinud nagu siin järjest ülimadalate koefitsientidega. Mõni on nagu siuke kõrgem koefitsient ka, aga circa seal alla 1,2 jäävad need. 1,14 on palju ja 11 koefitsienti on. Et näiteks siin, mis on 1,1 on, et Madison Keys on siis Ruuse vastu, saab siis enda game'id kätte, on ju. 12 game'i on ju. See on 1,1 koefitsient. Et siuksed asjad nagu, et Tsitsipas võidab, on ju. Näiteks seal Royerit mingit 400 on ju. Mingid siuksed koefitsiendid on ju. Et kas nad nüüd kõik, et siin on 11 panust. Et kas nad nüüd kõik võidavad. Et ükski ei tohi kaotada. Ma olen kunagi jalgpallis olen pannud, oli ka vist 14 panust oli vist või. Ikka kõik olid ülimadala koefitsiendiga ja sealt tuli ka vist tuli umbes niimoodi ka mingi 20 eurot vist või. Oli seda kasumit, et üliväikse koefitsiendiga. Aga seda ei lähe ka tihti täppi, et need väravad ja asjad, aga samas see on nagu niimoodi, et mis ma siin nagu teha saan, on ju, et ega ma siin nagu et ega ma siin see Noskov on ka nagu ta on, et nojah, kuigi ta ütleme jah, selle Pegula vastu kustus ära, aga enda need marginid ta sai kätte ikkagi. Ma panen siin ka siis, eks tulebki siukeste väikeste nendega nagu kõige parem, et siis ei teki nagu midagi, et oleks nii või naa, on ju. Et paned väikse koefitsiendi, väikse panuse, on ju, ja mitu tükki, on ju. Et siis ei teki nagu siukest asja, et oleks nüüd võinud seda või toda, et see, et sellepärast, et need panused on väiksed ja ta on ju kõik on ju põhimõtteliselt nagu analüüsitud nagu, et sel hetkel see nagu jah, mingeid järeldusi võib nagu teha, et siis mis järgmiseks nagu võib-olla kaasa võtta, võib-olla see mõjutab natukene, et saab järgmine kord parem otsuse teha, aga seda üks-üheselt siin võtta ei saa, et vahel on vaja, et ta vahelt läbi ka lipsaks siin, on ju. Et täna võib see 60 seal 150 võita, aga järgmine kord ei pruugi võita, on ju. Et siin mingit nagu fundamentaalseid järeldusi ei saa teha, et. Nii, Noskova. Paneme selle ka siis, mis vahet seal on. Normaalselt tõuseb koefitsient. See, mida rohkem neid panuseid on, see koefitsient ka nagu tõuseb, et korrutad seda, on ju. Siis see väike koefitsient ka seda rohkem ta nagu tõuseb, et. Ja siis on nüüd mehed ja naised ja kõik, et. Huvitav, et Toomova ja Ons Jabor on ka siin nii suur vahe.
5 ja 1,1. Toomova mees. Kas Toomova on siis nii väga huvitav. 59 ja 81 ja seal on nii suur vahe nagu, et väga huvitav. 6-2, 6-1. Eelmine kord Sons ja pool võitis nagu. Sontile kaotas. See kaotas Pavlyuchenkovale. 6-7, 7-6. Vaatame, mida need teised arvavad, et siin on mingi Last World on Sports. Viktoria Toomova. Jah, et ütlevad ka, et siin väga kindlalt see Ons ja pool ei tohiks võita. Aga et Toomova pole ka hea murumängija. Jah, et ega see Toomova pole ka tegelikult ju nüüd väga kehva tegelane ta ei ole tegelikult. Nad on suht nagu võrdsed ka ja nad on suht ja noh, et nüüd siit nagu, et see Toomoval on ikka väga madal koefitsient. Ta kaotas 6-2, 6-1 selle pärast. Aga noh, vaevalt, et seda nüüd teist korda juhtub, et paneme talle pluss 6,5. Mis see siis tähendab? Et kui ta kaotab näiteks 6-3, 6-3, siis on 6 ja 12. Jah, paneme talle pluss 6,5, et see on niisugune normaalne.
see on nagu loogilisem võrreldes nende geimidega, et pärast ei saa kätte seal. See on 11 geimi, mis pakub või? Geime ei pakugi. Kokku pakub geime. Ei pakub jah. 6,5 geimi. Nojah, 3 ja 4, et võib-olla ei saa, aga kui 3 ja 3 saab, et siis on juba normaalne. Et see on ikkagi parem natukene. Et paneme siis niimoodi. Koefitsient on küll mõnus. 11,5 on koefitsient. Ma ei kujuta ette, et kas siis on normaalne ka enam-vähem, et Pauliini ja Sevastova. Pauliini ja Sevastova. Pauliin on ka mingi 4. oli. Seda Sevastova. Mingi väga kehva ei tohiks olla. Pauliini. Tegelikult ootaks seda Sevastova. Ta ei tohiks ju väga kehva olla. 400 teine. Üheteistkümnes. Teaga, mis ta see vorm on olnud. Ta on ka vist mingi tagasi tuleja. Ostapenkot võitis, Pavlyuchenkovat võitis. Järelikult, kui ta suutis võita aprillis võitis Pavlyuchenkovat, Ostapenko pole ka väga kehva. Nii. Kapai. Vaata, mis see Kapai on. Kapai oli ta Kapajotiga. Kapailt sai pähe. Kõi tehvi. Oi jumal, sellelt sai pähe, no siis ei julge sinna panna nagu väga. Väga ei julge panna sinna, jah. Seitseteist geimi. 6-3, 6-3, 6-4, 6-4, 12 pluss 4. Jah, see Sevastova. Tegelikult tahaks vaadata, mis need räägivad. Teised ennustajad. Ta on muidugi kohtade vahe on ikka metsik, aga mida nemad siin ütlevad?
ma näen, et on olnud mingid erksad momendid. White found, jah. Et Pauliinile pannakse ikka kõvasti siin. Aga 8,5 on ka siin variant. 8,5 vast ikka saab. 19 on koefitsient. Siis ma mõtlen 8,5. Kui näiteks 6,2 ja 6,2 saab pähe. 6,2. Samas praegult ma siin nuputan, aga võib-olla mul on juba siin panuses on mingi juba mäng, mis on nagu läinud, mis juba ei võida, et see on see nagu tänamatu töö. 6,2, 6,2 on 12 ja 4. Kuule, see on väga hea koefitsient minu arust. Minu arust see on väga hea, et ma panen küll selle talle ära, et 8 saab juurde, siis et ta 6,1 ja 6,2 ikka, nii ta nüüd laksima, niimoodi ta nüüd ka ei saa päris. Nii, kes siin veel on mingit siukest? Sabalenka. Sabalenka pole ka väga heas tegelikult olnud. Siin on nagu ikka metsik vahe. Brandstine, Sabalenka vees, Brandstine. Seal on mingi 10-kordne vahe. Aga see Sabalenka ei ole väga siin sellises hullusvormis, mingis hullusvormis ta ei ole nüüd siin olnud. Sabalenka vees, Brandstine. Prediction. Ikka metsikult on siin pandud neid. Ljudmilla Samsonovat võitis. Samsonova. Aa, 19 võitis või? No millest me siis räägime? Okei, kui ta nii kõvasti pani, siis paneme ka. Pluss 8,5. 16 panust. Okei. Sabalenka oli vist juba. Võtan selle Sabalenka mängu sealt siis ära hoopis. Ma vist panin Sabalenkale kurja.
Yellow Fritz. Selle panin oversi. Sastova. Jah, võtame siis selle hoopis. Okei. Palju nüüd on? 16. Nii, siis jah, vähendasin natuke koefitsienti, et siis on ka tõenäosus suurem. Jah, panin natuke mõistlikuma koefitsiendi, et nii, et see saab kätte talt 2 ja 2. 2 ja 2 on vaja ainult. Väga normaalne. No see nende mitmikpanustega on nagu see asi, et et kui ta nagu ikkagi nagu siuke, et neid on palju küll, on ju. 6-15 panust või. Aga kui ta nagu, et vahet ei ole ju selles mõttes. Ma panen nad ära ja et nad ei ole ju mingid hullud sellised, et nüüd võrdsete vastaste peale ta ei ole ju pandud. Siin on juba, põhimõtteliselt on nagu Rakimova Vesito. Jah, vaatame selle siis viimase. Rakimova Vesito, Rakimova. Vesito. Need on ka suht võrdsed, et suht võrdsed. Kuus 3, mis Seitol on. Polegi mänginud. Jakupovitš. Kui ma seda vist ka ei pane, siis ta on nii palju kaotanud Seito, et mul on juba päris palju pandud ka siin, et näed, ma näitan seda. Näed, siin on nagu näha, et Raducanu siin koefitsiendid 1,12, 24, 17, siuksed väiksed koefitsiendid, et kui on üle, näed, selle ma vaatan üle, Bondar ja Svitolina, üle 4,5, et saab ikka kätte, 3 ja 2 saab ikka kätte, et ega ta. Svitolina ei ole ka nüüd nii tugev. Toomova. Jah, et Toomova kaotas seal 6-3, et ma arvan, et panen niimoodi ära ja siis 7. päevale läheb siis homme. Homme on siis 7. päev. Et kui nüüd see challenge ära tuleb, siis oleme me omadega nagu näed, 7. oleks niimoodi. Ja kui me saaks siis juurde 5-ga paneme, mis 16 oli koefitsient või, siis me oleme mäel omadega.
et vaatame siis, kuidas homme siis 7. challenge'i päev läheb ja kui ei tule ära, siis saame veel põhimõtteliselt saab ikka jätkata, on ju. Et jah, et 10-ga me alustasime, on ju, et me võime siis selle 10-ga nagu jätkata, kui nüüd see 5 ei tule. aga vaatame siis, kuidas 7. siis päev kulgeb homme.